Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime aja kiirenemisest. Ma usun, et kõik te olete seda tajunud sõltumata vanusest, et aeg liigub järjest kiiremini ja see ei ole midagi sellist, mida sa ette kujutad. Nimelt 1968. aastal kestis päev 24 tundi. Aastal 2026 kestab sama päev tajutava aja järgi 16–18 tundi. Ja see pole enam tunne, mida sa tunned, kuigi sa tunned seda loomulikult, aga see on asi, mida mõõdetakse. Nimelt Aatose mäe mungad on põletanud samu käsitsi valmistatud küünlaid 400 aastat. Iga küünal oli valmistatud kestma täpselt ühe täispäeva. Need küünlad kestavad nüüd kauem kui päikese tõusuni. Ja palved, mis kunagi täitsid 24 tundi, lõpevad nüüd liiga vara. Ja mungad ei ole midagi muutnud, vaid aeg muutus. Ja väidetavalt Novosibirskis asuv nõukogudeaegne aatomkell, mis on suletud alates 1968. aastast ja pole mitte kunagi ümber kalibreeritud, näitab nüüd sellist muutust, mis peaks olema võimatu. Ja see näitab mitte mehaanilist nihet, vaid ajalist nihet. Ja see on see, mida sa tunned. Kõik tunnevad seda. Kuidas päevad kaovad, nädalad varisevad tundideks ja kuu möödub ja sa ei suuda aru saada, kuhu see kadus. Ja sa oled eeldanud, et see on vanus või ma ei tea, stress või tähelepanu hajumine, aga see pole tegelikult ükski neist. Sest 2012. aastal aktiveeris CERN, on siis osakeste kiirendi Šveitsis, esimest korda täisvõimsusel selle osakeste kiirendi. Ja mida nad meile ei öelnud, on see, mis selle osakeste kokkupõrkamise hetkel nihkus, kui nad esimest korda selle käivitasid. Nimelt Schumanni resonants, mis on maa elektromagnetiline südamelöök, maa pulss. Ja need, kes on kunagi minu laagrites käinud, siis me oleme teinud maa pulsi tunnetamist oma kätega. Ja seda on väga lihtne tegelikult tunda. Aga see selleks. Igal juhul see Schumanni resonants püsis tuhandeid aastaid stabiilsena 7,83 hertsi juures ja alates 2014. aastast on see korduvalt üle 40 hertsi tõusnud. Ja 2026. aasta veebruaris tõusis see 11 sekundiks 190 hertsini. Ja seda ei ole avaldanud mitte ükski peavoolumeedia. Aga 7,83 hertsi on sügava une sagedus. See on vaikuse sagedus. See on puhkeolekus planeedi sagedus. Aga 190 hertsi on ülekirjutatava süsteemi sagedus. Ja teatud allikate kohaselt siis 3 erinevat sõjaobjekti alustasid jaanuaris 16-tunnise operatsioonitsükliga. Avalikult seda ei teatatud, vaid see nihe avastati personali ajakava lekete kaudu teatud foorumis, et selliste allikate järgi. Ja nad juba teavad, et päev on lühem ja nad kohandasid oma tegevust ja meile seda ei öeldud. Sest see kiirendus ei ole juhuslik, see ei ole loomulik ja see ei peatu. Sest see, mida 2012. aastal tehti, ei ole tagasi võetav, aga seda saab lõpetada. Ja 2026. aasta on see, millal vana ajaliin kokku variseb ja liigub uuele. Nii et selline info teile edastuseks täna ja kohtumiseni taas Valguse kanalil.